ja käime üle ka kiiresti siis. Beglarashvili ei mängib lahti, Järvelaid läheb sealt lööma ja see on aiapuusa poiss. Sellele vennale ei tohi palju ruumi anda, sest temal jalas on ikkagi midagi ilusat. Ostenbrik ilusti leiab vasakul uuesti Beglarashvili. Ovuusu tõstab veel kord sinna kasti, seal on ruumi nüüd. Sakar ja Beglarashvili peab juuks. Ja siin oli maa ja ilma aega sihtida. Ja mitu olukorda üksteise otsa niimoodi. Ja siin oli praegu natukene õnne ka. Nüüd on läbi jooks. Ja see on penalti. See on penalti ja seal lähevad jalad risti ja kohe karistatakse ära. Ja tuled. Vaatame uuesti seda väga hea läbisööd Daniel Lutsult. Jaks Järvelaid lihtsalt kogemata koperdad tagant kandadesse, hoiab ise ka peast kinni. Ja ta saab tegelikult ise ja väga kindlalt alla nurke. Cabral lööb siit ära. 14. mänguminutil Paide 1-0 juhtima. Võib vist öelda pigem vastu mängu käiku. Ja ju Brasiiliast ja näeme nüüd uuesti. Väga hästi sinna nurka. Kindel penalti. Ja tundub, et Pürge ei läinud seda aimama ka. Jäi sinna viimasel hetkel veel joone peale. Aga no ei olnud seal üldse varianti ka. Mille pealt ikkagi see otsus tehti? No siin on jah ikkagi väga kõva süvaanalüüs tehtud, no kui sellised numbrid on, no siis täiesti aru saada. No vaatame selle olukorra. Ja tuleb, ei tule. Et kuigi ma arvan, kõik jalgpallihuvilised teavad, et Paide tegelikult see murustaadion on. Ikkagi kommenteerisime omajagu mänge ka seal muruväljakul, siis tihtipeale just need nii-öelda madalama asetusega meeskond. Ja nüüd tuleb lööki Cabralile, aga see ei ole see löök, mida ta tahtis tegelikult teha. Et siis, kui oli madalama asetusega nii-öelda, oligi tihtipeale nii ju, et ise kas kobistasid või lasti ära lüüa ja tegelikult oli ikkagi täitsa plokis istumine. Oli plokis istumine ja no midagi pole teha, ei olnud seda kvaliteeti, et lahti muukida neid kaitseblokke, et lüüa ära sellist. Vaad ikkagi koos Ovuusu saab ilusti minna. Mätas teda aitamas. Jätkab ka kasti ja Ovuusul on kohtu ära lüüa! Ei võõra! Katsu tassib selle välja! Oi, kui magus oli see praegu! Käineb. Vaatame uuesti. Charles väga ilusti seisis, tegi suureks ennast ja vana ja... Tegelikult pressib. Pikem pall nüüd pihti peale. Seal nüüd lihtne eksimus tuleb. Tegelikult olid käed seljas ka, aga ikkagi piht tassib ja tassib. Oi, ja kuhu ta tassib? Ja kas libiseb läbi sellega, et oli tegelikult väga vea piiri peal seal praegu. Ja tassib ära. Christopher Piht saab oma esimese värava. Liigest mööda, et vaatame, kas see võetaks tagasi see olukord. Ja seal natuke selline rippumine oli, et kes seda kuidas nüüd tõlgendab. Saame näha, igades varrimehed saavad ka... Et ei olnud ise jäi ka vaatama, kas ei olegi suluseisus. Ja hästi, nüüd Läänelait sealt saab läbi astuda, aga Cabral läheb sinna olukorda. Ja on nüüd penalt! Annab penalti sealt ära. Päris huvitav, siin praegu oli nii palju jalgu eest, ei saanudki aru, kus see vikat läbi käis. Võrku löönud küll. Nigula jättis pooleli juba. Päris huvitav viga. No kontakt on sellest mees ikkagi penalti. Frolov versus Džadžu. Jäi! Välja selle! Džadžu tassib välja. Ja olemas. Paide pidutseb. Džadžu tassib selle penalti välja. Frolov on need elu jooksul löönud. Vaatame uuesti penalti olukorda. Ja väga üsna keskel jalgade Džadžu tõrjusid. Minu meelest eelmise penalti see hooaeg Frolov lõi teisele poole pealsega posti kõrvale. Et praegu üsna pehme ja ebaõnnestunud penalt. Lootis võib-olla, et Džadžu hüppab selles olukorras ära. Eks nad aastaid tagasi omavahel ka siin said need penaltid trennides lüüa, kui Frolov Paide ridades mängis. Frolovit pall kasti. Ja no, Džadžu lööb valesti. Ja ongi olemas ja ise keevitavad endale ära siin praegu 61. minutil. Ja praegu see väike surve, mis siin oli viimased minutid lõpuks kandis vilja. Vaatame uuesti. Ja näeme siit ilusti sealt. Frolov riputab selle. Ja arusaamatus ja nüüd Džadžu. Džadžu oli olnud üldse tegelikult praegu vajadust välja tulla, et Baranovil oli asi kontrolli all seal. Aga siit tuleb esine vahetus ka, Cabral võetakse välja, Smirnov tema asemel sisse. Paide teeb oma esimese vahetuse ära. Aga meil on veel pool. Lükas kannaga siin kahe mehe vahelt. Nüüd tuleb purjetada küll, Smirnov paremal on. Sinna palli ootab, ei tule. Õim jätab viimase hetke peale, tuleb pall kasti. Ja tassib välja, ei tule!
oi ja kummilt! Uskumatu praegu, kuidas liiakse pallist mööda. Kaavel! Milline tõrje praegu Pürgilt. Vaatab uuesti hõimud, suurepärane sööt Smirnovilt keskele. Suurepärane tõrje Pihti löögile. Pürgilt ja nüüd mehed ei suutnud ära jagada, kes seda lööma peab. Võib-olla Vain kukkus ka selles olukorras. Lillander nüüd oi, nüüd läheb sõjaks. Siin läheb pahandused on majas. Siin jookseb igalt poolt mehi juurde. Ja koheselt jätku olukorras siis sai minna ja nüüd me näeme, kuidas sisse tullakse jalga ikkagi jah. Jah, süke vana kooli tagant koss, aga õnneks mitte midagi sellist tallad ees sisse sõitmist, et oleks nagu vigastus ohtlik. Oi ja Uusu keerab sealt niimoodi maapall kasti, see ei tule! Uuesti see söötu Uusule. Ja hopsti ja Gerdo Juhkan Viljandisse tagasi. Sellest mängust. Päris kõva lahing on olnud. Oi, kuidas Anieri peale liiga lihtne on see! Ja kätt nõutab, pall on väravas! Pall on väravas! Ja näitab ka, et oli vist käsimaalin näitas, aga tegelikult ütles, ma andsin võimaluse sul edasi mängida ja sealt see värav ka tuli. Sealt see värav ka tuli. Ja praegu nüüd on vist tehtud. Nüüd on vist tehtud, võib öelda seda. 20-aastase mehega tegemist on ja varasemalt ju pikalt seal Real de Banjulis toimetanud on. Luts jätkab, Sonja siin olemas. Sonja nüüd hoiab seda keskelt hästi palli. No see oi! Ja siit lõpuvile ka. Paide koll. Paide sai läbi raskuste, võib vist nii öelda. Ikkagi selle. Meie juurde on jõudnud Romet Nigula. Täna selline mäng 3-1, Paide võidab, aga päris võitluslik. Oli see kogu kohtumine, kuidas ise esimesed emotsioonid on? Ja just väga emotsionaalne mäng, et esimese poole lõpus lasime natuke enda mängu käest ära, Nõmme sai mängu. Aga õnneks nad ei olnud meil ohtlikud ja mängisime oma mängu ja kõik lõppes hästi. Mäng siis selline, 3-1 Paide võtab võidu. Tegelikult ju, nagu Rometile ka mainisin, päris võitluslik see kõik oli. Kuidas ise selle mängu kokku võtaksid? No kindlasti esimene poolega, ma arvan, väga võrdne mäng oli, et see penalt, rikkus natuke plaane loomulikult. Aga teine poole alg me tulime väga hästi välja, saime penalti. Kahjuks nad lõid selle teise ära väga kiirelt ära, et jälle lõi plaanid sassi. Aga me tulime tagasi ja lõpus juba ongi see, et me läksime lööma seda teist ja